kas sinu puu ei kanna vilja? Siis pead sa kindlasti teadma neid kuutiidset tehnikat, mis panevad su puu lõpuks ometi ärkama ja täituvad viljadega viisil, mida sa pole kunagi varem näinud. Ja mis kõige parem, saad neid kodus teha asjadega, mis sul tõenäoliselt juba olemas on. Nii et kui tahad seda saavutada, siis pane tähele, sest alustame kohe praegu. Ja läheme otse esimese meetodi juurde. Ja see on tõenäoliselt kogu video üks lihtsamaid meetodeid, sest ainus asi, mida meil vaja läheb, on jupptraati. See võib olla täiesti tavaline traat, nagu see siin. Ja selle tegemine on väga lihtne. Kõik, mida me teeme, on keerata traati mitu korda ümber oksa, jättes iga keeru vahele umbes 1 sentimeetri või poole tolli jagu ruumi. Just nii. Kui oks on paksem, siis lihtsalt kasutame rohkem traati ja teeme protsessi vastavalt oksa suurusele. Väikeste okste puhul piisab täiesti sellisest traadist nagu see siin. Kui see on juba paika pandud, siis oksa kasvades ja jämedamaks minnes hakkame nägema, kuidas see väike traat avaldab teatud survet. Ja just see ongi see, mis meid huvitab. Ja mis siis juhtub, kui see nii läheb? Väga lihtne. Puu tõlgendab seda väikest survet kui ohusignaali ja aktiveerib automaatselt ellujäämisreaktsiooni. Ja mis on kõige kiirem viis, kuidas puu saab oma ellujäämist kindlustada? Ta püüab paljumeda. Ja just sellepärast võibki see nii lihtne meetod oluliselt parandada õitsemist ja hiljem ka viljade hulka. See konkreetne meetod toimib väga hästi tsitruspuude ja paljude teiste viljapuude puhul, kuigi seda võib vabalt kasutada igat tüüpi puude peal, kuid eriti tsitruspuude puhul olen näinud tõeliselt muljetavad tulemusi. Tea meeles, et me ei taha oksa kägistada, vaid anda puule lihtsalt väike äratus. Aga nüüd tuleb meetod, mis on veelgi huvitavam kui eelmine, nii et vaata, kuidas me seda teeme. See on ilmselt üks tuntumaid ja tõhusamaid kogu videos. Jutt käib rüngast taisest, aga ole ettevaatlik, sest siin tuleb seda õigesti teha. Seda meetodit kasutatakse alati okstepel, mitte kunagi otse tüvel. Seda võib teha ühel oksal või mitmel, olenevalt puu suurusest. Seda on väga lihtne teha. Ainus, mida me teeme, on 2 väikest ringikujulist lõiget ümber kogu oksa. Need lõiked peavad olema üksteisest umbes 4–5 millimeetrit eemal, ehk siis umbes veerand tolli. Kui mõlemad lõiked on tehtud, eemaldame lihtsalt nende vahele jääva koore. Ja siin tuleb kõige tähtsam osa. Me ei tohi minna liiga sügavale. Me ei tohi kraapida kambiumi ega tungida puidu sisse. Eemaldame ainult koore. Ja mis siis juhtub, kui me seda teeme? Väga lihtne. Me katkestame osaliselt valminud mahlavoolu ja selle tulemusena kogunevad suhkrud ja energia oksa ülemisse ossa. Ja just see kokkunemine tekitabki täpselt selle reaktsiooni, mida me otsime. Puu püüab paljuneda, õitseb rohkem ja hiljem annab rohkem vilju. Tegelikult kasutasime seda tehnikat umbes 6 kuud tagasi. Ja vaata, milline tõeline ime. Vaata, kui palju vilju siin on, et sa näeksid, et need tehnikad tõesti toimivad, aga meil on veel väga huvitavaid meetodeid varuks ja mõned neist on isegi veel lihtsamad. Ja nüüd läheme 3. meetodi juurde, mis on ilmselt üks selle video kõige huvitavamaid, sest seekord me ei lõika ega kasuta ka traati. Ainus, mida me teeme, on mõne oksa avamist veidu jõuga sundida. Ja selle tegemine on väga mihke. Lihtsalt võtame oksast kinni ja painutame seda tasapisi allapoole, kuni tunneme kerge pinget. Just nii. Nagu videos näha, võime kasutada nööri ja potiserva külge kinnitatud kruuvisid, et hoida seda pinget pidevalt peal. Ja kui töötame otse maapinnal, teeme täpselt sama, aga kasutame selleks vai või maasse löödud rauda. Oluline on siin hoida seda väikest pinget mõnda aega. Ja mis siis juhtub, kui me seda teeme? Täpselt sama, mis eelnevate meetoditega. Puu tajub, et midagi toimub ja reageerib, püüdes end paljundada. Seetõttu parandab see meetod oluliselt õitsemist ja hiljem ka viljade hulka. Tegelikult töötab see meetod eriti hästi väga jõuliste puude puhul. Nende vis igal aastal tohutult kasvavad, aga vaevu vilja kannavad. Ja pea meeles, see ei tähenda, et oksad peaksid igavesti kaardus olema. Kui puu hakkab reageerima ja vilju andma, võtame kõied ära ja ongi kõik. Aga nüüd räägime veelgi lihtsamast meetodist, mida paljud inimesed kasutavad isegi teadmata, miks see toimib. See meetod on ilmselt üks kõige huvitavamaid ja tõhusamaid üldse, sest ainus asi, mida me teeme, on väike aken oksa sisse. Meil läheb vaja hästi teravat nuga ja teeme umbes 2 sentimeetri pikkuse väikese lõike.
ehk siis umbes tolli jagu. Pole vaja ka liiga sügavale lõigata ega oksa ära rikkuda. Meie eesmärk on tekitada väike kontrollitud vigastus. Kui oks on jänedam, siis teeme lihtsalt natuke suurema akna, et efekt oleks proportsionaalne oksa suurusega. Kui lõige on tehtud, oleme juba eemaldanud koore ja osakambiumist. Ja väga oluline, seda ei tehta kogu puu peal. Seda võib teha ainult mõnel oksal või maksimaalselt umbes 50% puust. Ja mis siis juhtub, kui me selle väikese akna teeme? Väga lihtne. Puu tuvastab, et ta on saanud väikese lokaalse vigastuse ja käivitab automaatselt oma kaitsemehhanismid. Teisisõnu, puu saab aru, et midagi toimub ja hakkab energiat ning ressursse mobiliseerima, et tagada oma jätkusuutlikkus. Ja kuidas ta seda teeb? Püüedes paljuneda, õitsedes ja suurendades viljade tootmist. Nüüd, kui aken on tehtud, võime haavale natuke aloe geeli panna. Kuigi see ei ole kohustuslik, on see siiski väga soovitatav, sest aitab hoida piirkonda kaitstuna, niisutatuna ja vähendab oluliselt nakkusohtu. Aga kui see tundus sulle huvitav, siis oota veel, sest järgmine meetod on veelgi üllatavam ja kui seda kombineerida eelnevatega, võivad tulemused olla tõeliselt muljetavad. Ja nüüd liigume järgmise meetodi juurde. Ja see on ilmselt üks kogu video kõige huvitavamaid meetodeid, sest seekord kasutame midagi nii lihtsalt nagu kruvi või nael. Kuigi see võib tunduda kummaline, kinnitan sulla, et see on üks tõhusamaid meetodeid, kui puu on täiesti seisma jäänud ega taha vilja kanda. Esimese asjana desinfitseerime kruvi või naela. Seda võime teha alkoholiga või lihtsalt veendudes, et see on täiesti puhas. Kui see on valmis, valime välja koha peamiselt ürel. See on oluline. Me ei tohiks seda teha õukestel okstel, sest võime neid kahjustada ilma soovitud tulemust saamata. Nüüd keerame kruuvi lihtsalt paar sentimeetrit sisse, umbes 2–3 sentimeetri võrra, ehk siis umbes 1 tolli. Ole vaja puud läbi torgata ega liigset kahju tekitada. Ja mis siis juhtub, kui me seda teeme? Väga lihtne. Puu tajub seda väikest vigastust, aktiveerub ja hakkab reageerima. Ja mis on üks kiiremaid viise, kuidas ta seda keed? Ta püüab paljuneda, ehk hakkab õitsema ja vilju andma. Just sellepärast võib see meetod oluliselt suurendada õitsemise ja viljakandmise tõenäosust. Aga nüüd läheme viimase tehnika juurde, sest pole mõtet puud äratada, kui me talle hiljem ei anna just seda, mida ta viljade tootmiseks vajab. Ja siin tulebki mängu kaaliumi lisamine. See aitabki kõigel, mida me seni oleme teinud, muutuda tõelisteks viljadeks. Poti sees kasvava puu jaoks on vaja 1 liitrit vett, ehk umbes veerand gallonit. Seejärel lisame supilusikata ja puuduhka, supilusikata ja jahvatatud kaneeli ja lõpuks supilusikata ja suhkruroomelassi. Kui kõik koostised on sees, segame need korralikult läbi, kuni kõik on täielikult ühtlane ja kastame selle seguga. Seda võid kasutada umbes kord kuus. Ja kui puu kasvab otse mullas, siis lihtsalt korrutame kogused 4-ga. Ja just siin hakkabki kõik tulemusemba. Pärast seda, kui oled puu äratanud 5 eelneva tehnikaga, annab see lisand talle vajaliku kaaliumi ja toitained, et vilju hoida ja tõeliselt vilja kanda. Sest tihti pole probleem selles, et puu ei õitse, vaid selles, et ta ei suuda õitsemist säilitada ja vili kukub lõpuks maha. Just see lisand võibki olla vahe mõne üksiku vilja ja puu vahel, mis on vilju täis laetud. Nüüd tahaksin väga, et jätaksid kommentaaridesse, kus sa meid vaatad ja eelkõige, millise viljapuuga sul probleeme on, sest ma loen absoluutselt kõiki teie kommentaare. Ja muidugi, kui sulle see video meeldis, ära unusta sellele laiki panna, kanalit tellida ja jagada seda kellegigi, kes armastab viljapuid sama palju kui sina. Tervitused ja kohtume järgmises videos!